Hei ja head alanud aastat teile, head sõbrad! Ongi käes aasta 2021, uus aasta, uued mõtted, soovid, ootused. Kuulsin ühte raadiosaatejuhti, kes ütles, et uue aasta alguses on spordiklubid alati inimestest täis, kuid mida aeg edasi, seda vähemaks inimesi jääb. Soovin teile täna näidata oma uut kalendermärkmikku. Leidsin sellise väga vahva, toreda märkmiku. Tavaliselt on mul väikesed kalendermärkmikud, mis mahuvad hästi kotti ja ei tee kotti raskemaks. Aga see aasta ma tundsin, et ma tahan ruumi. Ma tahan, et oleks ruumi kirjutada. Ja ma ei kirjuta siia ainult selliseid asju, mis on plaanis mingil päeval. Tõtt öelda, ma ei olegi harjunud seda tegema, et ma harva kirjutan, kui mingi video näiteks plaanis on. Aga mulle meeldib siia kirjutada lihtsalt mõtteid. Et kui mõni päev on mingi selline erilisem mõte või avastus olnud, siis ma tahan selle siia kirja panna. Või kui näiteks laps on midagi armsat öelnud, siis panen samamoodi siia kirja. Või kui tuleb vähe mõni luulerida, et siis samuti saab see siia üles kirjutatud. Selle märkmiku juures on tore see, et siin on vahvad pildid vahepeal ja samuti on siin tsitaadid. Nüüd ma sooviksingi mõnda tsitaati teiega jagada. Võtan selle märkmiku suvalise koha pealt lahti ja loen selle tsitaadi, mis seal kirjas on. Vaatame siis, mis mõtted siia kirja pandud on. Usu oma tegemistesse ja iseendasse ning püüa midagi kindlalt saavutada. Naine peaks olema kahte asja. Kes ja mis ta tahab olla. Siin mõnes kohas on lihtsalt soovitused, näiteks nagu oktoobri peal on, et leia sel kuul aega, et vaadata kinos mõnda huvitavat filmi. Et siin on ka sellised asjad, et näiteks maikuu peal oli soovitus, et leia sel kuul aega, et oma emaga midagi vahvat koos ette võtta. Olen käinud mööda poode terve oma elu, kuid mul pole ikka midagi selga panna. Niisama ei juhtu midagi. Esimese otsustava sammu peab inimene ikka ise tegema. Võtame mõne mõtte veel. Huulepulk ei lahenda küll kõiki probleeme, kuid on vähemalt hea algus. Aega ja sõnu ei saa iial tagasi võtta. Ja vaatame ühe veel. Ma ei ole kunagi kohtunud nõrga naisega. Selliseid ei ole olemas. Sellised mõtted siis ja mulle väga meeldib see, mis siin alguses kirjas on. Sea uueks aastaks endale eesmärgid. Vaata sügavale enda sisse ja mõtle, mida sa tahaksid, et sel aastal juhtuks. See aitab sul täita oma osa. See on oluline samm, mis näitab, et sa tahad uuel aastal elada täiel rinnal. Ma usun sellesse, et kui me midagi kirja paneme, siis on tõenäolisem, et see nii ka läheb. Et miks mitte siis oma eesmärgid, ootused, soovid ja lootused selleks uueks aastaks kirja panna. Siin märkmikus on näiteks kohe sellised kohad, et mis on minu selle aasta lubadus, mida saaksin sel aastal paremini teha, mis on minu selle aasta eesmärgid ja mida ootan sellelt aastalt kõige rohkem. Tänase päeva peal on minul siin aga kirjas selline asi, et ma võiksin teha ühe koogi. Teeme nüüd ühe väga lihtsa koogi. Õigem oleks öelda, et paneme kokku ühe koogi, sest kõik koostisosad on juba valmis kujul olemas. Me peame need lihtsalt õigesse kohta panema. Siin on valmis ostetud koogipõhi. Siin on suhkur, kakaopulber, vaarikad ja siin on kõige tavalisem hapukoor. Kindlasti võib ka ise selle koogipõhja teha, aga mul hetkel on siin praegu selline valmis kujul.
põhi ja ma ütlen ausalt, et ma ei ole kunagi sellist kooki teinud. See mõte tuli väga spontaanselt, ma ei ole selliste koostisosadega nagu tähendab neid kunagi kokku pannud, et see on esimene kord, kui ma seda teen ja vaatame siis, mis välja tuleb. Kõigepealt ma lõikan selle pooleks. Sellest saab koogi pealmine pool. Paneme selle taldrikule ja kaunistame kõigepealt ära. Paneme siia ühe kihi hapukoort. Nüüd paneme peale suhkrut. Ja nüüd vaarikaid. Vaarikad on ise korjatud suvel emaaiast. Nüüd võtame hapukoore. Paneme siia hulka suhkru. Ja kakao. Ja nüüd hakkame seda segama. Segada tuleb seda ettevaatlikult, sest kakao lendleb muidu. Nüüd tulebki kõik see ära segada, et see kakao oleks siin hapukoore hulgas. Segatud. Nüüd paneme selle segu lihtsalt alumise koogi põhja peale. Nii, siin jääb üle seda segu, aga seda on väga hea lihtsalt magustoiduna süüa. Ma tean, et vanasti söödi seda magustoiduna, aga minule õpetas seda magustoitu üks mu tütre lapsehoidjatest. Et siis lihtsalt võtta hapukoor, suhkur ja kakao ja see kokku segada ja on väga maitsev ja rammus magustoit valmis. Nüüd paneme vaarikaid ka vahele. Võtame nüüd koogi ülemise poole. Nii selline ta sai. Paneme selle alumise poole peale. Nii. Ja ongi valmis üks lihtne ja kodune kook. Et võib muidugi ka veel ääredele teha, et siin seda segu on veel. Aga seda on kõige parem teha enne serveerimist. Kook läheb nüüd külmkappi. Nii. Ja jääb siia kuni õhtuni. Ja kleidike on ka puhas. Kohtumiseni!